Daniel, ma tahan sulle raskeid küsimusi esitada, kas sobib? Kuidas on juudi kogukond läbi kukkunud? Me vaatame oma 20. ja 30. inimesi ning nad on sisuliselt kadunud. Ma just rääkisin telefonis ilmselt kõige mõjukama koolijuhiga kogu New Yorgis ja New Jersey's. Ja ta ütles mulle, et kellelgi pole plaani. Täna Koad intervjuussi saates on mul suur au rääkida Daniel Roseniga, kes on Impacti kaasasutaja ja president, kes aitab uut põlvkonda organiseerida ja toetab neid antisemitismi vastu võitlemisel. Daniel, tere tulemast saatesse. Aitäh, et mind kutsusite, ma tõesti hindan seda. Daniel, ma tahan sulle raske küsimusi esitada, kas sobib? Muidugi. Ja esimene küsimus, mis mul on, kuidas on juudi kogukond uut põlvkonda alt vedanud? Mis on see probleem, mida te siin proovite lahendada? See on tegelikult väga hea küsimus ja see on midagi, millega me praegu väga tihedalt tegeleme. Ja lihtne vastus on see, et viimase 30–40 aasta jooksul paljudel mitmetel erinevatel põhjustel, millest me võiksime rääkida või ei pea rääkima, aga mitmetel erinevatel põhjustel meie noortele pole õpetatud, et nende kohustus on sõna võtta. Oma lugu rääkida, ühiskondlikult aktiivseks saada. Seetõttu ei ole nad selleks valmis, neid ei ole selles osas haritud. Aga Daniel, kas probleem pole mitte selles, et nad ei tea oma lugu? Mitte, et nad ei suudaks seda rääkida, vaid nad ei tea seda, sest keegi pole neile seda õpetanud. Mõnel juhul ongi see probleem. Teistel juhtudel võivad nad seda mingil määral teada, aga nad ei tunne end kindlalt sellest rääkides. Või see on liiga raske, et sellest rääkida. Või nad lihtsalt ei taha sellest rääkida. Sellel konkreetsel küsimusel on palju erinevaid versioone. Aga mis veelgi olulisem, samal ajal nende samade 40 aasta jooksul on nende vastased või vaenlased, sõltuvalt sellest, kuidas sa neid nimetada tahad, teinud täpselt vastupidist. Nad on organiseerinud, õpetanud, valmistanud oma inimesi ette, nii et see, mida me täna näeme koos TSA tõusuga, koos Mamdaniga ja koos, isegi enne seda, Ilhan Omari, Rashida Tlaibi, teiste ning AOC ja kõigi nendega, need on omamoodi nende tööviljad, võiks öelda. Muidugi. Täpselt, nii et samal ajaperioodil, kui meie võtsime hoo maha ja muutsime oma fookust, tegid nemad vastupidist. Ja nii see juhtuski, ja nii. Mida me põhimõtteliselt tegema peame, on harida täiesti uut noorte põlvkonda, et nad mõistaksid, et see on tegelikult nende vastutus. Nad teavad õppima, nad teavad tegutsema ja nad teavad mõistma, et see sõltub neist. Nende teha on need asjad ära teha. Ja nii teate, kui me vaatame tänast olukorda, siis me vaatame oma 20. ja 30. inimesi ning nad on põhimõtteliselt kadunud. Neid pole kusagil näha. Ja küsimus on, kus nad on? Miks nad ei ilmu välja? Miks nad enda avalikult ei näita? Kus nad on? Ja me võime rääkida, miks see nii on, aga fakt on see, et neid ei ole seal. Ja mida me näeme, on see, mida me alati igal miitingul, protestil näeme. Olgu see siis internetis või väljaspool seda, mida me näeme, kohale tulevad keskealised ja vanemad inimesed. Meil oli just möödunud pühapäeval meeleavaldus, millest võtsime osa New Yorgi linna raamatukogu ees. Kohale tuli 50 inimest ja taas... Mis teemal see meeleavaldus oli? See oli põhimõtteliselt solidaarsuse avaldus juudi rahvaga. See oli Aafrika ameeriklaste, hispaanokeelsete kogukondade ja juutide liit, kes tulid kokku, et öelda, et antisemitism, juudivastasus, mulle meeldib seda nimetada juudivihaks, ei ole meie linnas vastuvõetav. See oligi selle eesmärk. Ja see oli kõrvetavalt kuum päev, pühapäev, kohale tuli 150 inimest. See on hea. See oli tore, okei. Aga asi on selles, et 95% neist inimestest olid keskealised ja vanemad. Ja nii, ja me oleme käinud viimastel kuudel tosinajagu sellistel üritustel. Ja jälle, see on sama lugu. Need on keskealised ja vanemad, kus siis on 20. ja 30. inimesed. Jälle, neid pole kohal. Ja nii, Donald Rumsfeld ütles kunagi kuulsalt, sa lähed sõtta selle armeega, mis sul on. Ja seda tunnistades peame me tõesti keskenduma inimestele, kes on valmis end organiseerima, välja tulema ja oma arvamust avalikult välja ütlema. Ja need on 55-aastased ja vanemad.
ja rääkides tänastest väljakutsetest ning võrreldes neid ja mõeldes ka sellele, kuidas me mõtleme homsele, on meil kaks samaaegselt toimuvat asja. aga küsimus on siiski selles, kuidas kaasata noori. Okei, see on suurepärane, seda on vaja teha, kõik on seni maganud. Teine pool, vaenlane, on planeerinud ja värvanud. ja nüüd alustame meie miinusest, ütleme siis vanema põlvkonnaga. Võib-olla isegi nooremate lastega enne ülikooli või ülikoolilastega, kes praegu kannatavad. kuidas me toome oma inimesed tagasi? ja mida sa selleks teed? No jällegi, see on suurepärane küsimus. Praegu jällegi samal ajal tegeleme tänase probleemiga ja mõtleme, kuidas seda homme lahendada. Ja Impact töötab praegu, just praegu, vähemalt 10 erineva kohaliku juudi keskkooliga. Selleks, et tõepoolest sõna otseses mõttes muuta õppekava. Selleeni, et koolide missioon, haridusprogrammi missioon oleks lisaks üldõpingutele ja juudi õpingutele on sisendada igale õpilasele arusaam, et kodaniku vastutus lasub neil endil. Ja nii, kui toimub olulised valimised, et nad on kaasatud, kui on vaja aktiivseks muutuda ja ustele koputada, siis nad mõistavad, et see sõltub neist endist, ükskõik kus nad oma elus on, et see ei ole kellegi teise teha. Ja nii on igal aastal umbes 7000 juudi last ortodoksetest ja konservatiivsetest kogukondadest pärit, kes lõpetavad igal aastal New Yorgi ja New Jersey piirkonnas 7000 aastas. Nii et kui me alustame 9. klassist, siis 12. klassiks ja lõpetamise ajaks võime igal aastal kooli lõpetama saata 7000 noort inimest. Kui korrutada see 4 aastaga, siis räägime umbes 30 000 noorest inimesest, kes on valmis tulevikuks. Ja loomulikult võib seda veelgi korrutada ja see on ainult selle väikese, moodsa, ortodokse ja konservatiivse juudi suuna piires sees. Aga kui sa seda laiendad küll USÜ-laadsetele konservatiivse juudi suuna noorteliikumistele või BBVO-laadsetele reformiuduse noorteliikumistele või Birthrighti-laadsetele programmidele, meie juudi kogukond oleme tegelikult üsna organiseeritud. Olgu see siis sünagoogidega, olgu see millegi muuga. Koolidega, nii et see on seotud nende noorte kaasamisega. jaa, Ja nii, et just praegu, kui me räägime, lõpetasin ma just telefonikõne eile ja täna selle piirkonna 2 tippkoolijuhiga. Ja me plaanime, väike vihje, me plaanime oktoobris korraldada New Yorgis suure meeleavalduse. Ja me loodame, et kohale tuleb 20 000 inimest. vau. Ja see saab olema peamiselt suunatud õpilastele. Ja me laiendame seda ja loodetavasti saab see olema lähtepunktiks. see kõlab imeliselt ja selle peale ehitame edasi. Me hakkame selle aasta jooksul edasi ehitama ja õppekava keskendub sellele, kuna see on osa haridusprotsessist. Ja mõeldes homsele, just nii me hakkamegi oma armeed üles ehitama. see kõlab tõesti hästi. aga lubage mul esitada teile üks küsimus. kas 7. oktoober äratas kõik üles või oli see juudi kogukonna jaoks hoopis demoraliseeriv hetk? See sõltub, kellelt sa küsid, olgu. See sõltub, millisest juudi kogukonna kategooriast sa räägid. noorte siis. Jällegi, noored, kõiki tabas see ootamatult. Noored inimesed näivad taas, küsimus on, mis on sinu prioriteet? Mis on sinu prioriteet? Ja jälle, kus on need 20-ndates? Kus nad on? Kus on need 30-ndates? Me ei tea, kus nad on. aga nad ei löö kindlasti kaasa. muidugi on erandeid. On imelisi erandeid, tead, aga jällegi osaliselt me võime näpuga näidata, kui tahame. Ma ei usu, et see aitab. Ma arvan, et paljud inimesed on, mulle meeldib kasutada sõna ümberhäälestatud ja nad mõistavad uut olukorda, milles me oleme. Aga ma ei saa sellele küsimusele otse vastata, see sõltub, kellega me räägime. Paljudel juhtudel jah, aga teistel juhtudel ei. ei, sest meil on see 8. oktoobri juudi fenomen, mis tähendab põhimõtteliselt seda, et inimesed arvasid, et antisemitism on midagi, mis kuulub ajalooõpikusse ja mida nad pole kunagi tegelikult kogenud. Ja äkitselt 8. oktoobril, kui rahvahulgad segasid 7. oktoobri veresauna mälestusüritusi ja kui Iisrael polnud isegi veel vastanud ja meid süüdistati, siis ma arvan küll,
ma olen sinuga nõus, et see puudutas erinevaid kogukonna osi, aga on palju noori, kes ärkasid üles ja mõtlesid, noh, nad tegid minust juudi. ma arvan, et on kümneid tuhandeid inimesi, kes tunnevad samamoodi. jah, ma võin enda eest rääkida, eks. Mina, kui olin NYU tudeng, olin aktivist teise intifaada ajal ja siis lõpetasin 2002 aastal ja kõik sellest ajast peale olen töötanud erasektoris. Tegelikult näete minu ilusat töölauda, mille taga ma praegu istun. Ma olen endiselt erasektoris, kuid pärast 7. ja 8. oktoobrit seda, mida me nägime, täpselt nii, nagu sa kirjeldasid, sain ma aru, et ma ei saa enam kõrvalt vaadata. Ma pean tegutsema hakkama ja seda ma tegingi, nii et ma pean end üheks neist inimestest ja sul on tuhandeid inimesi, kes tõesti on seda teinud. ja see, mida me praegu näeme, on julgustav, see on midagi, mida me pole viimase 2,5 aasta jooksul näinud, viimase poole aasta jooksul. me oleme hakanud nägema erinevate inimeste ja gruppide ühinemist, kes teevad suurepärast tööd tänavatel, korraldades meeleavaldusi. Ma võin tuua sulle ühe näite. See, mida me just möödunud pühapäeval nägime, ma kirjeldasin seda sulle, sellel tuleval 6. septembril on ees ootamas suur sündmus. 9. september on veel üks sündmus, mis toimub. Jällegi, see saab olema marss. Viimaste kuude jooksul on toimunud vähemalt tosin meeleavaldust ja on olemas sellised rühmitused nagu Impact, nagu meie või nagu End to Hatred. jaa. Teine rühm, kes on tõesti selles juhtrolli võtnud, aga sa näed seda, sa näed nüüd midagi teistsugust kui aasta tagasi. nii et inimesed on ärganud, jah, ja seda me näeme. see on väga huvitav, Daniel, ma nägin, et sa olid seotud demonstratsiooniga Iisraeli kaupade boikoti vastu, mida sa nägid ühes supermarketis. räägi meile sellest loost natuke lähemalt ja kuidas see, mida te tegite, aitas? Park Slope'is Brooklynis on midagi, mida nimetatakse kooperatiiviks. seal on väga progressiivne inimeste grupp ja aastaid olid, nagu sa tead, Iisraeli tooted selles tüüpi go-up supermarketis olemas, siis otsustasid nad teha BDS-kampaania ja eemaldada Iisraeli tooted. ja meie vastus sellele on olnud erinevaid vastuseid. Meie vastus oli see, et me võtsime ühendust Ossemiga, ütlesime, et tahame midagi teha. Me nimetasime seda Bamba Brigade'iks ja nad annetasid meile 10 000 kotti Bambat ja teisi Ossemi tooteid. ja põhimõtteliselt, mida me tegime, oli see, et meil oli 35 erinevat asukohta üle linna, 3-liikmelised tiimid jagasid Bambat, jagasid paberilehti ja loosung, mille me välja mõtlesime, oli, tead küll, BDS on Salimatus. jaa. ja see oligi põhimõtteliselt see, mida me tegime, see oli meie vastus. kus me rääkisime tavaliste ameeriklastega, jagasime Bambat, jagasime Beasley't, rääkisime neile midagi BDS-ist, mis selle juures valesti on ja miks see õige ei ole. ja see oli meie vastus ja me tegime seda ka go-up'i ees. aga me valisime umbes 35 asukohta, olgu selleks siis Penn Station, Times Square, go-up'i ees Queensis ja Brooklynis, tegelikult kõigis 5 linnaosas me tegimegi seda. nii et me hoopis suurendasime Iisraeli toodete ostmist, selle asemel, et lasta neil neid boikoteerida. see oli meie vasturünnak. täpselt, tahate meid kahjustada. meie vastus on, et me aitame neid ettevõtteid. Jaa. ja me tõmbame sellele tähelepanu. see oli näide organiseeritud tegevusest ja me saime selle kohta päris palju kajastust meedias. ja meie jaoks meeldib meile enamiku asjade puhul saada sellele meediakajastust, sest just nii saab mõjutada narratiivi, eks. Sest nüüd said 100 000 inimesed teada, mida me tegime. ja me tõime esile, tead, meie vaatenurgast, mis on BDS-i juures valesti ja miks ühistu eksib. ja see oligi meie vastus selles konkreetses olukorras. kas sa oled mures? sa elad New Yorgis. kas sa oled mures selle pärast, mida enda ümber näed? Mandani, kogu see normaliseeritud antisemitism. kas sa kardad enda või oma pere pärast? kas sa mõtled endamisi, et kuhu see kõik viib? kuidas see kõik lõpeb? nii et on palju hüsteeriat. Algu. ma ei taha midagi pisendada, viimane asi, mida ma tahan teha, on midagi pisendada ja kindlasti peame olema väga mures üldiste suundumuste pärast. kas ma olen mures oma ohutuse pärast? ei, ma ei ole. ma lihtsalt ei ole, see on tõsi. ma ei arva, et asi on päris nii. jällegi, uudiste pealkirjad panevad mõnikord asja paistma hullemana, kui see tegelikult on. teisisõnu, iga kord, kui kedagi rünnatakse või midagi sellist juhtub, on see kohutav asi. aga kui sa tahad ausat vastust, siis mina isiklikult ei tunne, et mind sihikule oleks võetud. ohustatud. ma ei käi kipa peas ringi. jaa. nii et ma ei tea, mis tunne see on. aga juudina, kes elab tänapäeva Ameerikas, New Yorgis, ma ei tunne nii, nagu sa seda kirjeldasid.
aga see ei tähenda, et me peame kindlasti, tead küll, me ei saa lasta sellel suundumusel jätkuda, kindlasti mitte. aga see on nii et Daniel, sa räägid otse koolidesse minemisest, keskkoolidesse ja õppekava muutmisest. Millised on 3 peamist oskust? Nii et millised on 3 peamist asja, mida sa pead muutma praeguses juudi koolide õppekavas, mida neil pole ja mida sina lisad? Esimene oleks see, et noored mõistaksid, et see sõltub neist endist, et see on nende vastutus olla kodanikuna aktiivne. Olgu see siis erinevate kampaaniate kaudu või poliitikas osaledes. See oleks esimene asi. Et kui olulised asjad juhtuvad, siis esiteks nad lähevad ja hääletavad ning teiseks nad löövad kaasa, jagavad materjale, käivad ukselt uksele. See on tegelikult mõtteviis. Sa mõtled siis kodanikuna aktiivne, eks? Täpselt nii. See oleks number 1. Teine oleks, et nad räägiksid, kui midagi nende ees juhtub ja jagaksid oma lugu. Ja kolmas oleks olla vastupidav survele, millega nad silmitsi seisavad. Ja kas sa oled hakanud midagi teistsugust nägema nüüd? Või alles hakkad nägema? See alles algus. Õige. See on sõna otseses mõttes alles algus. Ma just rääkisin telefonis ilmselt kõige mõjukama direktoriga kogu New Yorgis ja New Jersey's modern-ortodoksias juudi maailmas, mis koosneb 41 koolist, mis on märkimisväärne. Ja ta ütles mulle, et mitte kellelgi pole plaani. See on esimene plaan, mida ta on tegelikult kuulnud ja mis võib tõesti midagi muuta. Nii et see on alles algus, nagu värske uudis. See toimub praegu, kui me räägime. See toimub praegu ja täna toimuvad taas uued vestlused. Me plaanime seda üritust uuesti korraldada oktoobris, kohe pärast pühi, ja see saab olema alguspunkt. Tõeline lähtepunkt, et kõigepealt saavutada ühtsust nende koolide vahel. Ja see on alles algus, mitte lõpp. Seejärel tehakse muudatusi õppekavas, nii saame taas kooli lõpetama saata 7000 õpilast. Ja see ei hõlma isegi ühtegi ilmalikumat konservatiivset ega reformitud organisatsiooni. See puudutab ainult õigeusklikke. Kui me seda laiendame, siis räägime juba palju suuremast arvust. Ja ma peaksin sulle ka ütlema, et ma ei saa anda konkreetseid detaile, aga praegu toimub laagrite maailmas terve liikumine, kus näiteks Camp Rama, kas sa oled varem kuulnud Camp Ramast? Jah, absoluutselt. Nii et Camp Rama tegi aastaid väga head tööd ja kuskil sellel teel osa sellest missioonist muutus natuke. Nii et on olemas tõsine pingutus, et me saaksime jõuda lasteni päevakoolide ja keskkoolide kaudu ja siis saame nendeni jõuda ka laagrisüsteemi kaudu. Ja väga tihti laagrisüsteemis tegeled sa rohkem ilmalike õpilastega, võib lihtsalt öelda, noortega. Ja nii et praegu, samal ajal, kui me räägime, toimub midagi, mis hakkab taas keskenduma laagritele ja õpetamisele, noorte harimisele, et nad mõistaksid, millised on nende kohustused. Nii et see toimub nii haridussüsteemi kaudu aasta jooksul kui ka laagrites. Daniel, mida sina arvad, kas Iisraelil on mingit rolli selles, mida sa püüad teha? Ma mõtlen, vaata, antisemitismi esineb sõltumata Iisraelist. Me teame seda. Aga praegu on antisemitismi mugavaks ettekäändeks antisionism. Või tead, sõda kiirendas lihtsalt midagi, mis oli juba niigi idanemas. Ma mõtlen, 7. oktoober tõi lihtsalt päevavalgele selle, mis oli juba niigi idanemas. Kui see nii on, siis me ju teame, et Iisrael, antisemitism ja antisionism on omavahel seotud. See on lihtsalt poliitiliselt korrektne viis olla antisemiitlik. Niisiis, riigina ja inimesena siin riigis, milline peaks olema meie roll järgmise põlvkonna juhtide koolitamisel diasporaas? Nii et vaata, Ameerika Ühendriikides elavad juudid peavad lootma iseendale. Aga ideaalses maailmas tunnistaks Iisrael, kui oluline see arutelu on. See on suurem arutelu. See on DSA, see on kapitalism versus sotsialism. See on tsivilisatsiooniline võitlus. Täpselt. Kui DSA võidab, mida see Iisraeli jaoks tähendab, me ei taha isegi mõelda sellele. Olgu. Seega on põhiline see, et see, mis toimub siin Ameerika Ühendriikides selles võitluses sotsialismi ja kapitalismi vahel,
on Iisraeli tuleviku jaoks ülimalt oluline, seda tähtsust ei saa üle hinnata. Nii et toetades seda, mida me siin teeme, on see nagu, see on tegelikult, siin on otsene seos, mida saab ja juutide vihkamine, nagu me teame, see kõlab nagu korduv jutt, aga see algab juutidest ja liigub edasi teiste ja teiste ja teiste juurde. muidugi. Ja seega peaks Iisrael pühendama tohutult ressursse sellele võitlusele pühendama. Ja inimesed on sellest rääkinud, on sellest sahistanud, aga jälle, Iisraelil on nii palju tegemist. Ma ei tea, kas nad on selleks võimelised, aga nad peaksid sellele väga-väga tõsiselt mõtlema. Ma isegi soovitaksin poolriiklikku osakonda, mis oleks sellele pühendatud. Ma ei mõtle mõnda kontorit, ma mõtlen, et ehitada nagu, mõttes Sotšnuti peale. Noh, meil on diaspora asjade ministeerium. Võib-olla tuleks seda uuendada. Jällegi, ma mõtlen palju suuremalt. Tead, nagu hoone, kus oleks täielik pühendumus sellisele võitlusele. Ma tõesti arvan, et see oleks see, mis oleks vajalik, mõistes muidugi, et Iisraelil on palju koormaid kanda, aga Aga ikkagi, Iisrael on ju kõigi juutide kodumaa üle kogu maailma ja seetõttu peaksime võtma vastutuse üksteise võitluste eest. seda oleme me alati teinud ja seda peame ka edaspidi tegema. Daniel, tead, see on tõesti muljetavaldav, et keegi nagu sina, kellel on erasektori karjäär, paneb oma isiklikud prioriteedid kõrvale ja pühendab end tõeliselt kogukonnale. Kas sul on mingeid mõtteid või kahetsusi? ei, ma mõtlen, ma just rääkisin oma isaga, kes õnneks töötab, ma töötan endiselt temaga koos, ka oma vennaga. Nad on mehed, kes on sellele natuke aega pühendanud, tead küll. Aga ma ütlesin talle, tead, ma olen enda üle uhke, et ma sel hetkel seda ütlesin, tead küll. Ma olen sellele küsimusele vastanud, mida ma teeksin. Ja see ongi see, millele ma olen palju aega pühendanud. Ja see tuleb minu perekonna traditsioonist. Tead, minu ema poolt, mu ema on läbi ja lõhki aktivist. Ja ma olen seda alati pealt näinud. Ja siis isa poolt, tead, minu vanaisa oli sõdalane. Nii et mul on selline traditsioon ja tead, ma ei kahetse midagi. See on meie aja väljakutse. Ma pean tegema kõik, mis minu võimuses, et vastu võidelda. See on imeline. Aitäh, et selle väljakutse vastu võtsid. Me ootame põnevusega, millise revolutsiooni sa koos noortega ellu viid. Et näha, tead, uhket noort juutide põlvkonda, kes ei kavatse taluda neile suunatud antisemitismi, vaid seisavad uhkelt ja võitlevad vastu. Suur aitäh, Daniel Rosen Impactist! Suur tänu, et mind kutsusite!